Kahevõistlus on selline ala ju, kus on kaks erinevat ala, hüpped ja sõitmine. Mina ise alati mõtlen, et mis pinge seal tornis võib tegelikult olla, et sa teed seda hüpet, natuke midagi läheb valesti, tuleb tuul või ajastad seal pool sekundit valesti, selle ongi kõik metsas, et kuidas sina nende pingetega toime tuled või kuidas sul see hüppeks häälestamine tegelikult käib? Jah, eks tegelikult ikkagi suur töö on nagu ütleme selle suve ja sügise jooksul ära tehtud, et see hüpe tegelikult on nii automaatseks timmitud, et loomulikult sa lähed sinna tegema seda, mida sa oskad, aga loomulikult eks võistlustel tuleb tihtipeale natuke rohkem närvi, vahepeal rohkem, vahepeal vähem, et kindlasti olen ka nagu tööd teinud päris pikalt spordipsühholoogiga, et see ongi see viimane häälestus, kuidas jääda rahulikuks, kuidas suuta toimetada nii, et sa nagu lähed hüppemäele, teed oma asja, et eks neid asju on tegelikult päris palju, mis mõjutavad, aga jah, nagu ka mainisid, et tihtipeale on tuul just see, mis ka võib hüppe ära nurjatada, need faktorid on tõesti palju. Selle vastu ei saa ja üldse see tundub, et see hüppamine nagu peab kuidagi nagu geenides olema või sees, et seda nagu treenida on raskem kui sõitu. Sina oled oma sõitu palju paremaks saanud, et seda on üritanud ka mitmed eelnevad kahevõistlejad, kellel see on kehv olnud. Kuidas see on õnnestunud lõpuks ikkagi? Ma näen see murdma poole või kõige suuremat arengut just tehnikas, et norrakad on näha, et tegelikult võtta ükskõik, kes seal on, nad sõidavad tehniliselt ikkagi maailma parima tehnikaga, et olen üritanud ka seda kõvasti parandada, et praegu kui vaadata neid videosi, mis ma läksin sinna minnes ja nüüd, et see on tõesti suur vahe ja ma näen ka, et nagu füüsiliselt on edasi arenenud, aga kõige suurem muutus ma näen ainult on tehnikas. No nii, aga selline mees nagu Jarl Magnus Reiberg võidab kõiki ülivõimsalt. No see on ikka täiesti fenomen, et üks mees on vaata, et parim hüppemäel ja parim sõidus ka, kuidas see asi nagu võimalik on tänapäeval tippspordis sellisel tasemel? Eks paljud või kõik treenerid, kes on Norras, on öelnud ka, et eks ta on omamoodi imemees, sest vaadates tema nagu hüppevõimekust, tema keha paindlikkust, kõike seda, aga samas on tal ka näiteks need VO2 näitajad ja kõik see pool nagu meeletult kõrge, et niisugune sportlast nagu on nagu täiesti kaks vastandikku nagu võimekust pandud kokku, et seda ei juhtugi väga tihti ja nagu loomulikult on ta meeletu töömees ja selle nagu ala täielik fanatt, ehk siis nagu kõik asjad koos annavadki selle, mida me siin näeme. No just, selliseid talente peab ka olema, need toovad tippsporti ilu ja võlu. Lõpetuseks mõned sellised softimad küsimused ka, näiteks noortennisistid tahtsid sinu käest teada, kuidas käib tegelikult soojendus hüppevõistluseks? Ütleme jooksjad, eks jooksevad soojenduseks natukene, tennisistid teevad seal erinevaid harjutusi, mängivad, aga mismoodi sa teed sooja nagu hüppevõistluseks? Kas sa ka jooksed ennem või kas sa ka venitad või mismoodi nagu soojendusega öeldakse, et sa paned ennast nagu selleks võistluseks valmis? Mismoodi näeb välja lühidalt see suusahüppe soojendus? Ega ongi samamoodi, me kas jookseme, mängime seal natuke jalgpalli või nagu öeldakse, kõksitakse seal palli omavahel, siis on niisugune, ütleme, et mitte väga pikk niisugune lohisev venitus, vaid niisugune dünaamiline kiire venitus, mingid hüppeharjutused ja siis on meil juba niisugune spetsiifilised, kas siis meil on niisugune rulli pealt, kus me teeme neid üleshüppeid või siis kätelhüppeid või siis niisugune erialasem asi, aga tegelikult ma arvan, et ta ei erinenud nii palju teistest soojendustest, põhiline ongi, et sa saad need pidepunktid või need kohad, kus sa pead olema paindlik, sul peab tunnetus olema, et need kohad saad soojaks, siis on juba hästi, ma arvan. No just, nüüd on Kristjan siis kohe minemas lennuki peale on alati midagi head lugeda. Kristjan, nüüd kõige tähtsam küsimus siia lõppu, et milline on siis Eesti parim spordiajakiri? Endiselt jooksjajakiri, et olen seda lugenud varem ja pilku peal hoidnud päris palju, et on mida lugeda. No nii, head teed sulle ja head lugemist ja edu siis olümpial ja järgmistel võistlustel. Suur tänu!